keskusega võib öelda seotud kogu oma teadliku elu kusagil 1980-ndate algusest peale. Praegult formaalses plaanis vaatan asja küll kõrvalt, aga käin siin ikka üsna tihti. Ja sellepärast siis Kristiina arvas, et ma võiksin midagi rääkida ka. Liiatigi sellepärast, et suure kahjutundega peame ütlema, et meie seltskonnast pidi täna olema ka Teet Toome, kes on siis selle keskuse raamatukogu võiks öelda hoidja, valvaja ja ka laenutaja ja kõik muud veel, aga tema jäi kahjuks haigeks ja ei saa meiega täna ühineda. Lohutuseks tuleb öelda, et ei ole see kõige levinum haigus praegult, aga kahjuks tuleb tõdeda, et maailmas on haigusi rohkem kui üks ja ka siis staaritseva koroonaviiruse kõrval võib ka muid haigusi ette tulla ja siis Teet Toomet üks neist tabas. Aga hakkame siis rääkima. Nagu Kristiina ütles, me oleme Tartu Ülikooli kuulsusrikkas peahoones. Ruum number 226 on siis juba mitte küll nii hirmus ammu, aga viimased peaaegu 5 aastat kodu keskusele. Nii, segajad on juba peal, nagu tundub. Aga räägime segajatest üle. Palun kõigil, kellel mikrofon sees on, veel välja lülitada. Ja üks asi veel, et kui teil on vahepeal küsimusi, siis kirjutage, seal peaks üks riba olema. Siis me vaatame. Nii, et kui teil tekib jutuses küsimusi, siis kirjutage ja me pärast vaatame nüüd üle ja püüame vastata. Nii, nagu ma ütlesin, et siin oleme me kuskil viimased 5 aastat, aga tegelikult orientalistika nime kandev üksus või asutus on Tartu Ülikooli palju varasemast ajast. Kõik see alguse 1955. aastal, nii et umbes täpselt 65 aastat tagasi oli ka teada, mind siis veel ei olnud, aga veebruarikuus, kui legendaarne keelemees ja ka orientalist tuli Tartu Ülikooli ja hakkas siin ida keeli õpetama ja nende keelte õpetamise jaoks asutas ta endale asutuse. Orientalistika kabinet oli selle nimi. Et see oli 65 aastat tagasi. Aegade jooksul orientalistika kabinet on ja erinevate nimede all on olnud erinevates kohtades, kuni lõpuks on siis siia peahoonesse maandunud. Aga mina annaksin nüüd omakorda edasi sõna Tartu elavale ajaloole, kes teab isiklikust kogemusest siis suuremat osa, vähemalt 50 aastat sellest orientalistika kabineti, orientalistika keskuse ajaloost ja pajatab sissejuhatuseks natukene. Tarmo. Tere. Nimi on Tarmo Kulmar. On mõnda aega veel Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, enne kui ma võtaks teistsugune. Mul on tõesti olnud õnn olla orientalistika keskuse, mis vanasti kandis nime Tartu Riikliku Ülikooli orientalistika kabinet. Selle juures olnud 1. septembrist 1970. Kui ma astusin Tartu Ülikooli siis oli, ma hakkasin juba segast juttu rääkima. Tegelikult see oli ajaloo osa. Ajalugu. Ja kuna enne seda oli ilmunud mõni kuu ennem
Eestis niisugune raamat nagu Vetala 25 juttu, Linnart Mälli tõlgitud, siis oli mul huvi, millega on tegemist vana India ja loomulikult keele vastu huvi, sanskriti keele vastu. Ja siis tookordne professor Konks meie kõige esimesel päeval ütles, kui ma talle oma soovist rääkisin, no lähme siis sinna orientalistika kabinetti ja vaatame, kuidas sellega seal on. See oli tookord keemiahoone. Praegu on see humanitaarteaduste maja, Jakobi tänav, mis number? 2 vist. 2. Just, Jakobi tänav 2. Meie tunneme vanast ajast teda ikka Tartu Riikliku Ülikooli keemiahoone nime all. Ja seal oli ka ajaloolaste kateedrid tolleaegsed ja ka teisel korrusel suure auditooriumi vastas asus üks pikk ja kitsas ruum number 224. Seal oli orientalistika kabinet, mille oli loonud või asutanud, kuidas me tahame ütelda, tõenäoliselt Eesti teadaoleva ajaloo kõige suurem keelteoskaja Bent Nurmekund, kes iseenesest oli saksa keelekateedri dotsent, aga saksa keelekateedrist teda eriti kunagi ei nähtud, vaid teda nähti just nimelt seal keemiahoone 224. Ja nüüd professor Konks viis mind selle ruumi ukse taha 1. september 1970 ja ukse peale tuli vastu Linnart Mäll, kes oli tookord niisuguses ametis nagu orientalistika kabineti insener. Tookord nõukogude ajal oli igasuguseid huvitavaid ametikohti, mis oma sisulisele tähendusele ei vastanud. Insener niiviisi ja siis ühesõnaga härra insener võttis minu soovi teadmiseks, et ma tahan sanskriti hakata õppima ja siis sai seda ikka mõnda aega õpitud ka. Nii, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Ma pidin ju rääkima sellest, kus on see orientalistika kabinet kogu aeg olnud. Kuna ta asus keemiahoones, siis oli meil tüli ikkagi vähemalt järgmise 10 aasta jooksul kuni 1981. aastani tookordse Tartu Riikliku Ülikooli õppeprorektori Uno Palmiga, kes oli keemik ja kes hirmsasti tahtis seda ruumi endale saada. Ja tema kasutas ära nüüd selle situatsiooni, kui Bent Nurmekund läks järjekordsele, keeleuurimise reisile Kesk-Aasia liiduvabariikidesse, Usbekistani, Turkestani või kuhu ta läks sinna. Ja ta oli seal mitu kuud ära ja Uno Palm vastas, et nii, ja nüüd lähete siit. Ja nüüd lähete siit. Anti meile auto, kõik, anti kolimise, inimesed, muidugi me pidime ise sikutama sealt niiviisi. Mina ise töötasin sel ajal hoopis ülikooli filosoofia kateedris, aga eks ma ikka olin oma õpetajale Linnart Mällile abiks ja nii siis me olime niiviisi 4-5 inimest ja kõigepealt niiviisi, mida me auto peale laadisime. Auto peale laadisime suurema osa raamatuid ja raamatukappe, mida me enamasti maha jätsime.
olid Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ajakirjade aastakäigud. Neid me kõiki kaasa ei võtnud, sest ühesõnaga kõik kapid ei mahtunud uues kohas ära. Uus koht oli Tiigi tänav 78, hoovi pealt sisse minna, nii-öelda veranda, tookord nimetati seda, ma ei tea, mis seal hiljem on olnud, seal oli vist ülikooli kirjastus ja mingil ajal. Ja see ruum oli natuke väiksem, kõik kapid sinna ära ei mahtunud. Aga no selle eest me olime jällegi niiviisi suurtest ülikooli ülemustest ja kompartei funktsionääridest mõnevõrra eemal, nii et me saime seal oma elu elada. Ja väga tore oli kuni 1988. aastani, mil olid juba Gorbatšovi sulaga seoses natukene suhtumised muutunud, kui asutati taas või õigemini taastati Eesti Akadeemiline Orientaalselts, mis oli 1940. aastast peale suletud olnud. Ja siis võimaldati ka meile sealsamas Tiigi 78 uued ruumid esimesel korrusel. Esimese korruse ustest sisse minna, natukene vasakut kätt, 3 suurt tuba, 2 tuba tegelikult. Aga me ei saanud seal väga kaua olla, ilmselt 4 aastat, sellepärast, et siis oli asutatud juba sotsiaalteaduskond ja sotsiaalteaduskond vajas dekanaati. Ilusad suured ruumid ka Tiigi 78 ega midagi. Meid siis puksiti, nagu öeldakse, nüüd juba 4. kohta. See 4. koht oli senine või tähendab endine Tartu Ülikooli füüsika õppehoone Tiigi, ei vabandust, see tähendab tähendama 3. Või oli 4, mis ta on? 4 vist. 4. 3 jähti selle vastas ülikooli klubi. Ja ei antud meile sama suuri ruume vastu, vaid puksiti üles kõige kõrgemal olevasse tuppa pööningukambrisse. See oli juba 5. korrus. Sinna tuli liftiga sõita. Nii, see oli tükk kolimist. Seal olime, mis aastal? Päris kaua. 10 aastat vähemalt. 2003. 2003. No umbes 10 aastat. Umbes 10 aastat. Siis tuli 5. koht, kuhu meid puksiti ka jällegi väga suurtesse kõrgustesse. Nimelt ülikooli endis kirikus Jakobi tänaval ülikooli taga, kõige kõrgemal pööningu all asub ruum. Veelgi väiksem kui eelmine. Aga ikkagi omaette sai seal olla aga muidugi kõik asjad ei tahtnud ka hästi ära mahtuda. Nii, seal olime aastani, nüüd tuleb siis 2012. Väga hea, 2012. 2012 toonane humanitaarteaduskonna oli siis juba humanitaarvaldkond. Ei olnud siis veel oli filosoofia teaduskond. Filosoofia teaduskonna tookordne dekaan, professor Valter Lang veidis, et mis te seal kõrgel ikka olete, et nüüd oleks teile vaja natuke rohkem ruumi ka, et te saate oma raamatud ära panna, et üks võiks raamatukogu olla, teine võiks töötuba olla ja sama koridori peal, kus asub praegu humanitaarvaldkonna dekan. Niiviisi, üle koridori diagonaalis olid need toad. Nii, professor Lang ütles et
ega meil dekanaadi pealt nii palju ruumi vaja pole ka. Nii, seal sai olla umbes 3 aastat. No peaaegu 4, jah. Peaaegu 4. Ja siis tuli järgmine dekaan, aga dekanat läks ta suuremaks. Tuli jälle kolima hakata. See oli nüüd siis juba ja nüüd me kolisime siia. See on nüüd juba 7. koht ja võiksime ütelda, et kuigi aeti või tähendab niiviisi suunati humanitaarvaldkonna majast välja, aga selle eest oleme vastu saanud kõige suurema ja ilusama ruumi orientalistika kabineti keskuse, nüüd kannab keskuse nime ajaloos. Ja siin me nüüd praegu oleme, siia on isegi ei ole ära mahtunud mitte ainult sinised raamatud, vaid ka siit ilmast lahkunud Linnart Mälli raamatukogu, mida ta siia parandas. Nii et see on nüüd kogu see odüsseia, kuidas moodi on orientalistika kabinet liikunud ja muutunud Tartu Ülikooli peahoones olevaks orientalistika keskuseks. Nii, aitäh, Tarmo. See oli tõesti selline saaga. Omal ajal heitsimegi nalja, et paljud idamaade rahvad on nomaadid nagu mongolid ja tiibetlased ja siis Tartu Ülikooli orientalistika uurijad ka sunniti nomaadi seisuses, et me panime oma jurta üles igavaks, kui tulid jälle ülemused ja saatsid meie jurta teise paika, aga praegune jurta on tõepoolest ajaloo parim ja arvan, et see oleks Tartu linna parimaid kohti üldse, kus olla saab. Ja on huvitav märkida. See on tõesti tähelepanuväärne, et sa ütlesid jurta. Asi on selles, et aastatel 1968 kuni 1972, kui Linnart Mäll pidas ajalootudengitele väga mälestusväärseid ja väga kütkestavaid loenguid, siis ajalootudengid, kes olid tema ustavad jüngrid, nimetasid seda keemiahoone 224 ruumi jurtaks. Vot see on jah, kuidas ideed liiguvad kuskilt läbi õhu, sest et mina sel ajal käisin 1. või 2. klassis parasjagu ja mul ei olnud aimugi, et Tartus on selline äge koht jurta, mis siis kunagi saab minu enda peaga elukohaks või töökohaks. Aga mitu aastat te nüüd siin olete olnud peahoones? Ma alustasin selle jutuga, tudeng peab olema hästi tähelepanelik. 5. aastat, 2016. aastal kolisime siia, et 65 aastast viimased 5. Nii, aga võib-olla mõne sõnaga siis ajaks ka selgitamist, et mis asi see orientalistika keskus on. Siis kõik orientalistika ja budismi huvilised üle Eestimaa on kindlasti kuulnud, et niisugune asi on ja nii mõnedki on siin käinud, raamatuid vaatamas, raamatuid laenutamas nii ülikooli pealt kui ka väljast, aga mis see siis tegelikult on? Nagu siin jutuks juba oli, et alguses esimesed aastakümned oli ta orientalistika kabineti nime all ja tema funktsioon oli peamiselt siis idakeelte õpetamine. Idakeeled erialana ei ole Tartu Ülikoolis kunagi olnud, aga fakultatiivsete või valikkursustena on neid siis saanud õppida vähemalt aastast 1955, kui me uuemat ajalugu vaatame, aga tegelikult nii mitmeidki, eriti semiidi keeli, piibli keeli ja muid on saanud juba vähemalt keisarliku Tartu Ülikooli algusest peale peaaegu ka sanskriti keelt ja tegelikult ka rootsi ajal juba. No vähemalt heebrea ja piiblikreeka keelt õpiti ladina keeles loomulikult alates 1632. Nii, aga siis
praeguse nime all Orientalistika Keskus tegutseb see asutus siis alates aastast 1994. Ja sellises formaalses bürokraatlikus keeles on see Tartu Ülikooli üks tillukene rakendusüksus. Ta oli pikka aega ajalooteaduskonna ja mis hiljem muutus Ajaloo Instituudiks selle alluvuses, aga siis nüüd kuskil 10 aastat on ta olnud Kultuuriteaduste Instituudi üks rakendusüksus. Parematel aegadel oli siin päris mitu teadurit ametis ja orientalistid said uurimisgrante ja muid asju, nii et kui oli vaja tutvustada eriti rahvusvaheliselt, siis me ütlesimegi, et see on üks research unit, kus tegeldakse peamiselt uurimistööga. Õppetööd on Orientalistika Keskuse teadurid teinud vastavalt vajadusele mitmetes instituutides, nii Kultuuriteaduste Instituut, kuhu me kuulume struktuurselt, Ajaloo Instituudis, usuteaduskonnas, maailmakeelte ja kultuuride kolledžis, võib-olla veel kuskil. Ühesõnaga, me oleme täiesti multifunktsionaalsed olnud. Ja tegelikult siis ka keeleõpe on ühte ja teistpidi jätkunud, aga kuna meil on see Orientalistika Keskus on olnud ikkagi selline research unit ja raamatukogu, eeskätt siis Orientalistika Keskusel oma mingit õppekava ega õppemoodulit ei ole olnud, vaid just nimelt me oleme siis õpetanud erinevates kavades ja erinevates moodulites ja teeme seda siis tänapäevani välja. Praegu, nagu me kõik teame, ülikoolide ja kõrghariduse rahastamise probleemid ei ole mitte ainult orientaliste puutuvad, vaid üleüldised ja hullemaks lähevad ja sellepärast siis ka need uurimisgrandid ja asjad on jäänud sellisesse kaugesse minevikku ja Orientalistika Keskuse teaduskoosseis on üsna kokku kuivanud, siin paar inimest mingi 0 kohaga on, aga keskus kestab edasi. Ja palun. Äkki peaks märkima ära seda, et tuleks julgustada tudengeid siia tulema ja rääkima sellest, et millal see lahti on, kuigi praegu on siuke segane aeg. Ja, selleni me ka jõuame, kui jõuame raamatukoguni. Nii, aga paari asja veel siis selle Orientalistika Keskuse tegevusega seotult. Esiteks siis see, et Orientalistika Keskus on olnud väga kaua aega, siis seotud ka sellise, mis asi see on, see asutusorganisatsioon nagu Eesti Akadeemiline Orientaalselts, mis siis nagu Tarmo Kulmer juba ütles, taastati 1988. aastal. Mis ta siis teeb? Juba 33 aastat tagasi. Nii, ja see koostöö on ka olnud selline sujuv ja raskuspunktid on muutunud aegadest. Ütleme, 90. algul oli kindlasti juhtiv ots oli Orientaalseltsi käes. Orientaalselts oli huvitaval kombel ka äriliselt ja rahanduslikult päris edukas esimesed aastad. Me andsime välja oma sellist massitiraažis väljaannet ja teenisime päris palju raha. Ja siis sai ka siia raamatukokku, palju raamatuid muretsetud ja nii edasi. Hiljem seltsi finantstegevus on nii hea ei olnud ja siis läks selle ülikooli poolt paremaks, me saime grante, aga koostöö on kogu aeg toimunud. Ja nüüd, kui on jälle ülikooli poolt selline natukene kehvem seis, siis Orientaalseltsil läheb jälle nagu ühte paremini. Me anname oma väljaanded välja, mida me kohe näitame, mis küll äriliselt sisse ei too, aga meil on väga head koostöösidemed siin, jätkuvalt Tartu Ülikooliga loomulikult, aga ka Teaduste Akadeemiaga, mille assotsieerunud liige me oleme, kes meid ka toetab ühte ja teistpidi. Nii et Orientalistika Keskus, Eesti Akadeemiline Orientaalselts on siis nagu kaks õde või venda. Õde ja vend, kumb on kumb. Nii, aga nagu öeldud, siis Orientalistika Keskuse endised ja praegused töötajad teevad ka õppetööd ja siis koostöös
teiste ülikooli asutustega, kellel on siis vastavad õppekavad. Ja väga suur rõõm on, et meiega on siin siis ühe laua taga praegult Mart Tšernjuk, kes siis ka oma isikus ühendab ülikooli orientalistika ja akadeemilise orientaalseltsi, sest et ta on siis öeldud maailma keelte ja kultuuride kolledži Aasia keelte ja kultuuride osakonna Hiina keele ja kultuuri õpetaja, samal ajal akadeemilise orientaalseltsi teadussekretär. Et võib-olla Mart, sa räägid nüüd õppetööst, mis siis toimub seal kolledžis, millega sa oled siis otseselt seotud, vaid sa ise teed seda suurel määral. Ja, nii tere ka minu poolt, nüüd peaks kaamera minu peale tulema. Ma räägin siis paar sõna, mida on võimalik õppida või mis võimalused on maailma keelte ja kultuuride kolledžis. See, mis varem oli tuntud keelekeskuse nime all. Et meil on seal, kui raamatutest rääkida, siis võib-olla selle raamatu kogu järel kõige rohkem sellist eriti keeltega seotud Jaapani, Korea ja Hiina keelega seotud materjale on kolledži raamatukogus, mis hetkel on küll Lossi tänaval remondis, on see maja, aga paari aasta pärast kolime sinna tagasi ja siis on võimalik ka sealt idaalast kirjandust leida. Aga kus te praegu olete? Praegu me oleme Liivi 4. Liivi 4 on siis paariks aastaks meie asenduspind. See on endine arhiivimaja. Endine arhiivimaja. Kes on tartlased, siis teavad see suur ilus punasest tellisest maja, kus asus väga pikki aastakümneid ajaloo arhiiv. Just. Et seal saab täitsa, kuna hetkel koroona tõttu me seal eriti kohal ei ole, siis on kõik oma kodudes õpetavad seal, kus nad elavad. Aga põhimõtteliselt on meil sügissemestri alguses oli seal ka meil loenguid ja loodetavasti siis kevadel jälle. Aga et mis raamatukokku puutub, siis et just ütleme Hiina, Jaapani ja Korea keele materjal on väga palju siis kolledži raamatukogus. Võib-olla kõige rohkem isegi Jaapani keele kohta, aga Hiina kogu aeg täieneb. Väga palju on saadetud meile Taiwanist materjale, Taiwani õppematerjale ja muidu raamatuid. Nii, see on raamatukogu osa, aga mis õppetööd puudub, siis kolledžis on selline moodul 24 ainepunkti, mille nimi on, mis see nimi täpselt ongi? Ida-Aasia keeled ja kultuurid vist. Ida-Aasia keeled ja kultuurid, millest siis pool 12 EAP-d on keeled ja teine pool on siis kultuuriained ja saab vastavalt valida, kas soovitakse õppida Korea, Jaapani või Hiina keelt ja kultuuri. Kultuuriainetest on seal siis 4 õppeainet. Üks on selline laiem sissejuhatus siis Ida-Aasia uuringutesse. Ida-Aasia maade rahvad on selle nimi. Ma tean täpselt, sest me ise loen seda juba päris mitmetet korda. Ja siis on vastavalt siis kas Hiina, Jaapani või Korea ajalugu, kultuur ja ühiskond ning kirjandus. Nii et see on see moodul on järjest populaarsemaks saanud. Ma iga aasta vaatan, et tudengid on aina rohkem ja rohkem, nii et see oli arvatavasti omal ajal siis õige otsus siukene Aasia moodul siia luua. Mis sellega seoses veel on? Kristiina, on sul mõni küsimus, mis mind aitab edasi? Jah, sa oled mooduli läbi teinud. Sa oled selle mooduli ise läbi? Ma olen selle läbinud ja ma õppisin Hiina keelt ja kultuuri ja siis Jaapani keelt ja kultuuri. Jaapani keelt annab seal Eri Miyano, kes on ise jaapanlane. Hiina keelt andis 1 aasta mulle Läänemets, siis olid sina. Ja kes Korea
poole peal on? Koreas on praegu Koreast pärit õppejõud. Perekonnanimi on Park. Eesti nimi ei tule hetkel meelde. Või ei oska hääldada, kui võib-olla kohe. Aga ja hiina keelt on peale minu õpetanud Märt Läänemets ja Pao Qingyi ka. Ja tegelikult ka Frank Jüris, üks semester vähemalt. Õpetajad on seal erinevaid olnud. Jaapani keele õpetanud minu teada algusest peale Eri Miyano. Ma küll täitsa alguse aega ei tea, aga nii kaua kui mina olen seal töötanud, alati Eri Miyano õpetanud. Ja Eri Miyano minu mäletamist mööda tuli ka juba 90-ndatel lõpul, nii et ta on võib-olla kuskil veerand 100 aastat peaaegu. Ja nende Ida-Aasia keelte õpetamise algusest või ka siiamaani välja peab seda ka ütlema, et neid on toetanud väga tugevalt vastavate maade siis fondid ja toetusprogrammid. Jaapani keel läks lahti Jaapani fondi toetusel, kes siis mitu aastat toetas Korea keele ja kultuuride õpet. See algas kõige hiljem vist kuskil 10 aastat tagasi, natuke vähem isegi. See ka tuli Korea fondi rahastamisel ja Korea fond rahastab seda vist mööda siiamaani. Ja Hiina keele ja kultuuride õpet on siis kõige rohkem toetanud Taiwani esinduse kaudu mitmed Taiwani siis ministeeriumid ja institutsioonid. Aga loomulikult Tartu Ülikool panustab ikka kõige rohkem sellesse. Ja võib-olla sa mainid ära ka, et peale nende 3 Ida-Aasia keelte on seal õpetatud ja õpetatakse vist ka praegu kuigi palju teisi Aasia keeli. Võt jah, nendest mul võib-olla nii hea ülevaade ei olegi hetkel kohe peas, aga seal on õpetatud araabia keelt kindlasti, siis mida veel? Türgi keelt. Türgi keelt, jah, türgi keele õpetaja töötas samas ruumis kui meie, aga hetkel minu teada türgi keelt ei õpetatud. Sellest on kahju, ühe türgi keel algas ka võib-olla jaapani keelega isegi ühel ajal, kui Aserbaidžaani mees, kes Tartusse kolis Haganiga Jõblu, seda vedas ka hulga aastaid ja ka seda toetas siis Türgi saatkond ja Türgi vastavad institutsioonid. Aga praegult on jah õpetaja puudusel, siis see on nii-öelda fragmentaarne, kord on ja kord ei ole araabia keelega vist samamoodi. Vist hästi lühikest aega õpetati ka pärsia keelt, kui meil oli üks pärsia doktorant siin Iraani. Just, jah. Moona oli see tavakooli õpetas seda ja siis üks teine iraanlane individuaalselt õpetas ka veel. Aga see oli mõni aasta tagasi. Ja siis on gruusia keelt õpetatud, mis võib ka aasia keelte alla minna. Nii, võib-olla läheksid edasi, et orientalistika keskus ja siinsed inimesed on võib-olla rohkem keskendunud klassikalistele keeltele, aga klassikaliste keelte õppe on olnud väga tagasihoidlik. Mida on õpetatud, on sanskriti keel, mida ma olen ise õpetanud, mida Teet Toome on õpetanud ja neid õpilasi on olnud vähe suhteliselt, sanskriti keel on ka selline keel, et see on esiteks väga raske pikaajaline õppida ja tänapäeval on orientatsioon, et mis ma sellega tegema hakkan. Nii et ainult tõelised huvilised ja fännid, kes seda õpivad, aga peaaegu pidevalt on olnud. Hetkel Tartu Ülikoolis jällegi sanskriti keele õpet ei ole, aga selle eest on see Vabas Akadeemias, kus siis ka juba mainitud Teet Toome õpetab sanskriti keelt ja seal pidi päris arvestatav grupp olema. Nii ja siis klassikalised, aga on õpetatud varasematel aegadel klassikalist hiina keelt ja ka tiibeti keelt, klassikalist tiibeti keelt on õpetatud, aga praegu jällegi siis nii õpetajate kui rahapuudusel ei ole neid kursusi olnud võimalik juba päris tükk aega pidada. Ja mis keeli usuteaduskonnas nüüd õpetatakse, kes on meie naaber korrus kõrgemal. Tarmo, sa ise ütled lühidalt, et missugused klassikalisi keeli teie juures praegu õppida saab? No tähendab, hebreat saab, arameat peaks saama. Ma ei tea, kas praegu nüüd ei ole neid saksa professoreid, üks õpetas kopti keelt. Siis on üks härra, mis selle härra nimi nüüd ongi, kes
on ikka aeg-ajalt kevadsemestril käinud Helsingist araabia keelt õpetamas. No, kas Vladimir oskab ütelda? Sa mõtled Faruka Butšakrat? Ta hetkel ei käi, aga ma tohin täiendan, et meil ju usuteaduskonnas on õpetatud ju akkadi sumeri hetiidi keelt ja meie orientalism seda teen ju. Ma ei ole sinna jõudnudki. Sellest räägid sinu. Ja loomulikult on olemas siis Vana-Kreeka ja Ladina. Need niikuinii. Nii, aga võib-olla Vladimir, sina nüüd räägidki natukene oma töödest ka, sest et sina oled nüüd veel üks väheseid väikese osakoormusega vanemteadur siin Orientalistika keskuse juures. Enam ei ole vanem teadur. Muudeti kõike baasprofessoriteks millegi pärast. Seda parem, siis on professor. Kaasprofessor, tegelikult see on sama, mis vanem teadur. Väga hea, aga räägi natukene oma erialast ja tegemistest ka, et millega sina tegeled? Mina olen küll Orientalistika keskuses ei tööta nii kaua kui Märt, aga ma nüüd hakkasin mõtlema, et tegelikult kui Linar Mälvlind tööle võttis, see oli 2 aastat tagasi. Me oleme veel ajal osakonnas ja ma mäletan seda vist vähemalt 2 kolimist. Ja praegult meil on olemas ka väike sektsioon Vana-Lähis-Ida uurijad, mina ja Peeter Espak, oleme ka muuhulgas usuteaduskonnas õpetanud ja ajaloolaste juures ja õpetanud erinevaid asju. Vana-Lähis-Ida ajalugu, kultuuri, natuke keeli, ka tänapäeva Lähis-Ida poliitikat. Aga hetkel see semester, eelmine semester loengukursusid mul ei olnud. Ma ei tea, kas Peeter midagi õpetab. Hetkel on magistrandid ja doktorandid küll. Kuigi ma tean, et õppetööga on seotud meie endine doktorant, doktor Andreas Johandi, kes on ka Vana-Lähis-Ida uurija ja astroloog. Ja kuigi meil Orientalistika keskuses Vana-Lähis-Ida uuringualaseid raamatuid väga palju ei ole, sest enamik on neid Tartu Ülikooli raamatukogus. See on päris korralik kogu. Siiski ühte-teist on ja ühte-teist on ka meie inimeste pool välja antud. Võib-olla ma siis räägiksin nendest raamatutest mõnedest, kui sobib. Sobib. Jah, ma arvan, et ongi praegu aeg minna siis, nagu meil teema oli välja kuulutatud, Orientalistika keskuse neist siin peituvatest aaretest ja peamised aared on siin loomulikult raamatud ja miks mitte siis, kui Vladimiril juba jutujärg on, siis räägin neist raamatutest, mida sina tead ja tunned ja ka oled ise teinud. Põhimõtteliselt ma tahaks rääkida viimasest raamatust, mis meil tuli, aga enne seda siis Märt, sa võiksid tutvustada seda Studia Orientaliat. Aga enne kui ma selle raamatu juurde tulen, mis meil just trükist on tulnud, ma räägiksin natuke mõnedest teistest raamatutest. Meil Tartu Ülikooli orientalistid on andnud väga palju erinevaid asju budismist, Hiinast, Indiast, aga meie uuring on siis Vana-Lähis-Idast. Meil kunagi Orientalistika keskuses mõni aasta töötas ka Eesti ainukene egiptoloog Sergei Stannikov, kes oli ka meie hingekirjas töötaja, kes oli tubli orientalist, paraku 2015 varakult lahkunud, aga 2016 me andsime välja Mait Kõivuga ühe saksa professoriga tema mälestuseks ühe raamatu, mis on peaks Orientalistika keskuses kusagil olemas. Ma isiklikult olen seda kunagi toonud Saksamaal Ugarit Verlagis artiklid enamasti inglise keeles. Ja see on üks Sergei viimaseid artikleid ka, mis ta veel eluajal jõudis kirjutada. Siis veel mainiks ka ingliskeelsetest töödest on olnud erinevad raamatud ja monograafiad. Peeter Espaki oma või siis hiljuti juba nüüd poolteist aastat tagasi, peaaegu natuke vähem kui poolteist aastat tubli orientalisti ja astroloogi usuteaduskonna teaduri Andres Johandi monograafia Jumal Assarva Assaluhist, mida tahaks ka siin näidata ja ma arvan, et Andreaselt võib seda küsida ka otselt, et millega on tegu. Mul oli au seda tööd koos Peeter Espakiga ja professor Kulmariga juhendada ja tegemist on väga-väga hea raamatuga. Spetsiifilise küll, aga praegu on 16. Kas on kuulda?
hallo. Ja, Lihtsalt midagi. Siis ma mainiksin veel ka eestikeelseid raamatuid. Me oleme siin andnud välja Vana Lähis-Ida ajalugu, mis on nagu selline esimese köitena, plaanis veel rohkem. Taas siis Peeter Espakiga ja Andres Johandiga, mis on natuke selline populaarsem, mis käsitleb Vana Lähis-Ida ajalugu 3500 kuni 2000 enne Kristust. Põhiliselt räägime Sumerist, kiilkirjast, kiilkirja tekest, Sumeri tsivilisatsiooni ajaloost, natuke kirjandusest. Palju on avaldanud meie kolleeg Amar Annus, kes on meist kõige rohkem avaldanud ja Vana Lähis-Ida teemalisi raamatuid ja monograafiaid. Aga ma mainin ühte sellist, mis oli ilmus veel 2005, mis on kogumik muinasaja kirjanduse antoloogiat. Siin on erinevad valikud. Sumeri, Akkadi, Hetiidi, Vana-Egiptuse, Heebrea, aramea keelest, kus on panustanud mitmed väga tuntud orientalistid, muuhulgas siis Jaan Puhvel, kadunud professor Michael Heltzer, Haifa ülikooli professor, pikaajaline usuteoskonna õppejõud. Siin on kirjutanud kadunud Sergei Stadnikov, siin on kirjutanud professor Kasema, tema tõlked, aga ka on ka teiste orientaliste tõlked, muinasaja kirjandusantoloogia. Eks neid raamatuid on veelgi ja tulemas on neid veel. Nendest võiks pikalt rääkida, aga võib-olla siis enne, kui ma räägiksin viimasest just kirjastusest tulnud raamatust, mis ilmus meie sarjas Studia Orientalia Tartuensia seerias Nova, ma annaks sõna selle seeria peatoimetajale Märt Läänemetsale. Aitäh! Ja see on siis nii, et Orientalistika Keskus ei ole mitte ainult raamatute koguja, vaid on ka raamatute väljaandja ja 2004. aastal siis ilmus esimene köide sellest uhke nimega sarjast Studia Orientalia Tartuensia seerias Nova ehk uus seeria. See näitab seda, et sellel on olnud eelkäija. Eelkäija oli siis 60. 70. kuni 80. aastate alguseni vist 5 köidet ilmus töid orientalistika alal erinevatest keeltest ka või 6 köidet tegelikult. Ja nii, et vahepeal oli suur paus ja siis kui ajad läksid jälle paremaks, siis sai asutatud sellise uhke nime all ja sellest on siis praeguseni oli ilmunud 6 köidet. Ta ilmunud väga tihti, kuskil üle 2-3 aasta. Köide esimene köide oli siis Linnart Mälli tööde ingliskeelne kogumik Studies in the Aasta-Saharika Prachamaramitta and other text. Kõik said aru, lihtsad sõnad. Ja selles sarjas on siis ilmunud ka kahes trükis Ida mõtteloo leksikon Linnart Mäll, Märt Läänemets ja Teet Toome, kus siis on Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia selline terminoloogia. See on ammu saadav juba ka internetis, isegi erinevates versioonides. Ja siis sellises ühises või ühesuguses kujunduses on viimased või nüüd juba eelviimased 3 köidet, siis, mis ilmus Linnart Mälli 70. juubeli puhul, kui ta veel meie seas elas, vahetult pärast oma lahkumist Studies in Early Mahayana Literature and Art ja 2015 siis lugupeetud professor Tarmo Kulmari juubeli puhul ilmus selline ilus kogumik nagu siis, kui Jumalad rääkisid, When God Spoke. See oli siis 6. 7. köide on juba päris mitu aastat ettevalmistamisel ja praktiliselt ka sisu on valmis, aga nüüd läkski niimoodi, et mille toimetaja olen siis mina ja see on budismi teemaline ka. Ma loodan, et selle aasta seest on nüüd ilmub ka, aga juhtuski nii, et siis Vladimir Sasonov oma kolleegidega, kes siis alustas natukene hiljem ja sellepärast tema välja antud köide kannab järjekorra numbrit 8, aga 8 ilmus enne 7. Aga seda ka juhtub. Ja kuna see tuli nüüd trükikojast eelmisel nädalal, kui ma ei eksi, täiesti värske ja lõhnab trüki värvi järele, siis Vladimir räägi lühidalt, mida see raamat endast sisaldab ja kuidas seda saab, kes tahab. Ja, ma räägin lühidalt, see on 8. köide, et tegelikult algselt me andsime välja seda online versiooni,
editsioonis veel aasta tagasi, aga siis ütleme ausalt, trükiks raha ei olnud, aga saime natuke juurde ja siia tuli ka juurde artikli. Tegemist on siis nagu parandatud ja täiendatud trükiga, mis tuli ka päris trükist välja. Pealkirjaks on Cultural Crossroads in the Middle East, Historical, Cultural, Political Legacy, Intercultural Dialogue and the Conflicts from the Ancient Near East to the Present Day. Kasvas see välja baasikonverentsis, mis korraldati 2016 koos Märt Lääneletsaga ja Andres Juhani ja teiste kolleegidega, Teet Toome ja Mart Tšenjuk, kõik, kes siin on ka. Aga selle sektsiooni, mitte koos konverentsist, just nendes sektsioonides, mis olid tegelesid Lähis-Idaga. Ja siin on kokku 20 kaastööd koos sissejuhatusega väga erinevatelt kolleegidelt Eestist, Lätist, Poolast, Iisraelist, Ukrainast ja Aserbaidžaanist näiteks, mis käsitlevad vana Lähis-Ida ajalugu, kultuuri. Siin on artiklid Peeter Espakil näiteks Sumeri müütidest või Poola professor Krzysztof Murowskist Mesopotaamia tsivilisatsiooni teemadele ja kommunikatsioonist jumalast või siis Jaan Lahelt Tallinna Ülikooli ülist ja ka Muuseuski instituudi professorilt Mitrast, Amar Annuse huvitav artikkel Artur Võõbusest, süroloogist, Eesti iranistilt Liidia Lontjevilt Tartu Ülikoolis asuvatest Iraani pärsiakeelsetest manuskriptidest. Seal on Läti kolleegi artikkel, Öller Petersoni artikkel alaviitidest, siin on veel üks artikkel, terve hulk Iisraeli kolleegide artikleid, mis käsitlevad näiteks Saudi Araabia naftapoliitikat, seal on olemas ka julgeolekuteemalisi artikleid, mis käsitlevad ISISe või siis nagu Venemaa hübriidsõjategevust Süüriast. Et tegelikult natuke selline kõigest kogumik, väga interdistsiplinaarne, väga erinevad autorid, väga erineva taustaga, ajaloolased, sumeroloogid, politoloogid, julgeolekueksperdid, iranistid, arabistid, islamiuurijad ja nii edasi. Ja tegelikult minu käes on ainult paar eksemplari ja suurem osa neid tuleb Orientalistika keskusesse ja ma arvan, et keskuses ilmselt need saab ja kirjastus juba müüb neid oma koduleheküljel, Tartu Ülikooli kirjastus. Nii et jah, aitäh Vladimir tutvustamast ja ma kordan veel kord üle, et selle seeria raamatud, siis need uuemaid kõiki saab kõiki Tartu Ülikooli kirjastuselt. Lähed ka kodulehele ja seal on ilusti selle saate kohe otse osta elektrooniliselt. Ja vanemaid ja muid asju siis võtke ühendust Orientalistika keskusega. Nii, kuidas ühendust võtta? Ütleme, et ühendust saab võtta siis just nimelt Akadeemilise Orientaalseltsi kaudu. Meil on koduleht olemas EAO, Eesti Akadeemiline Orientaalselts.ee ja seal on siis informatsiooni ka muude asjade kohta. Aga et meelest ära ei läheks, siis Kristiina enne juba ütles, et kuidas siia saab tulla kõik, keda huvitab. Meil on 2 korda nädalas on siin siis Teet Toome vastuvõtu tunnid, kolmapäeviti ja neljapäeviti kella 2–4. Nii et eriti üliõpilased, keda huvitavad siis klassikaline orientalistika, eeskätt meie raamatukogu juurde me nüüd lähemegi teisest pooles, räägime rohkem sellest, on siis India, Hiina religioonide, filosoofiate, mõtteloo, ajaloo alane kogu, mis on siin väga rikkalik, aga enne veel paar minutit ma tahan kulutada. Sa Soonam tahab öelda midagi. Nii, sa Soonam ütle vahel ära. Ühe väga lühikese märkusena, et kindlasti see saab kirjastuse kodukal, aga seal on hind on 30, mis on päris kopsakas, et mingi hulk eksemplari saabub Orientalistika keskuse Orientaalseltsile ja ma arvan, et vist Orientalistika päevade Orientaalseltsi kaudu saab ka, ma arvan, soetada neid mingi hulk eksemplare, aga ma täpselt ei tea, millal ma neid toon, võib-olla järgmine nädal keskusesse. Ja, nii et raamatute väärtus ei aega ega vähene, kas saate sel nädalal, järgmisel või ülejärgmisel kuul, see palju vahet ei ole. Ja ka ma enne, kui läheme siis raamatukogu juurde põhjalikumalt, ma tutvustan ühte teist
seeriat veel, mida siis Eesti Akadeemiline Orientaalselts välja annab ja selle nimi ongi Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat, mille siis viimased numbrid või suurem osa numbrid kannavad veel alapealkirja Idakiri. Ja see on siis kõige värskem number, aastaraamat 2020 Idakiri, mis ilmus ka siis tegelikult kuskil 2 nädalat tagasi alles. Ja kokku on siis neid 2006 alustas siis ilmumist 13 köidet. Ja kõik see aeg on selle peatoimetaja olnud professor Tarmo Kulmar, kes meie seas ka istub, ja tegevtoimetaja siis Indrek Ude, keda võib-olla rohkem tuntakse kuulsusrikka ajakirja Akadeemia tegevtoimetajana, aga ta on väga tegus inimene ja jõuab siis ka seda, ja ma tean, et ta annab veel vähemalt ühe Akadeemilise Seltsi aastaraamatut niimoodi välja. Ja kõik kuulajad ühineme õnnesoovidega Indrek Udele, sest et sel nädalal täitub temal 60 eluaastat. Nii, sellega siis on tutvustatud põhilised raamatud, mida me ise välja anname, ja nüüd läheme üle, siis räägime natukene raamatukogust, mida siin veel on, sest et me reklaamisime selles tutvustavas tekstis, et see on Eesti üks paremaid ida filosoofiate ja religioonide alast kirjandust sisaldav raamatukogu. Võib-olla ta ei ole kõige suurem, sest et nagu öeldud, eriti mis puudutab Lähis-Ida ja muid on ka teistes keelealased on siis kolledži raamatukogus, Lähis-Ida alased on rohkem Tartu Ülikooli raamatukogus, loomulikult Tallinna Ülikooli raamatukogus on väga suur, Humanitaari Instituudis väga suur kollektsioon selle alaseid raamatuid, aga siin on ka üks arvestatamaid raamatukogusid. Nii, raamatukogu hakkas kujunema ilmselt üsna kohe, kui orientalistika kabinet 65 aastat tagasi siia loodi, ja tõepoolest Tarmo siin juba vihjas ka sellele, et esimesed, kuna Bent Turmekund tegeles peamiselt hiina keelega ja ta lõi siis ka Hiina ja Korea ja Nõukogude Liidu sõprade riikidega ja nende kultuuri asutustega sidemed, siis massiliselt saadeti siia neist riikidest nii ajakirju, kirjandust, võib-olla peamiselt sellist ilukirjandust ja ka propagandakirjandust. Kui mina veel siia tulin, siis kõik kapid ja kapipealsed olid neid täis, mõned pakid olid lahti pakkimata isegi. Ja peab ütlema, et väga suure osa on neist, oleme neist lahti saanud, sest need ei olnud seda väärt, aga siiski juba sellel vanadel aegadel tuli ka näiteks Hiinast ikkagi ka selliseid ajalooliste tekstide traditsioonilisi väljaandeid. Ma näitan paari köidet, mis ka nendest vanadest aegadest pärinevad ja muud kultuurialast ka, nii et mitte ainult siis kommunistliku propaganda pahna, vaid ka muid raamatuid. Aga hilisematel aegadel, eriti siis ka viimasel paarikümnel aastal, on seda raamatukogu saanud täiendada väga edukalt siis Orientalistika Keskusel olnud teadusgrantide arvelt. Samuti Orientaalselts on muretsenud siia raamatuid palju ja veel üks oluline allikas on annetused ja võib ka öelda pärandused. Jutt oli, et siin siis Orientalistika Keskuse juht ja juhataja ja seltsi president Lindart Mell oma koduse ka oma aja kohta võiks öelda täitsa unikaalse ja väga väärtusliku budismialase raamatukogu pärandas siia, mis on siis ka selles ruumis kusagil paar tuhat köidet vast kokku. Aga ka teised päris mitmed lahkunud Eesti orientalistide pärijad on raamatuid siia annetanud ja väiksemates kogustes ka
ka terve hulk inimesi, kes jälle helistavad ja tulevad, et näed, mul on kodus sellised väärtuslikud raamatud, aga meil ei loe neid enam keegi, et kas võib siia ja me oleme siis väärtuslikumaid asju ikka vastu võtnud. Ja praeguseks siis Orientalistika Keskuse raamatukogu, ma ei oskagi öelda, palju täpselt neid köiteid võib olla, Teet Toome oskaks võib-olla täpsemini, aga ma arvan, kuskil 5000 ümber peaks olema. Ja kaugelt suurem enamus on siis kõik viidud sellesse üle-eestilisse elektroonilisse kataloogi Ester. Nii et selle kaudu saab neid tegelikult ka tellida omale lugemiseks. See Estrisse tuleb ja seal Estris on alati märgitud, millises raamatukogus üks või teine raamat on. Ja kui seal on Tartu Ülikooli Orientalistika Keskuse raamatukogu, siis on teada, et siit saab, siis tellimust jõuab siia ja üldiselt peab ise järele tulema, sest et saatmisega ei ole meil väga palju võimekust. Nii, aga mis raamatud meid siis on? Nagu ma ütlesin, suurem osa on, ja eriti siis Mälli, see pärand raamatukogu on budismialased teosed. Mäll oli, võib öelda selline kirglik, mitte bibliofiil selles mõttes, et ta igasuguseid raamatuid oleks ostnud, aga ta teadlikult siis tollases nõukogude aegsetes 1960. aastate oludes, kui välismaa raamatud praktiliselt ei liikunud. Ta lõi tutvused Moskva igasugu raamatukaupmeeste ja nende arhivaaridega ja ta hankis raamatuid oma isikliku raha eest, eks ole. Nüüd ongi, ma siin ise kurdan ka, need grante ei ole raamatud, ei saa enam osta, aga tol ajal Orientalistika kabineti inseneride palk oli ilmselt üsna väike ja ta kulutas sellest tõesti suure osa selle raamatukogu loomiseks. Loomulikult väga palju aitas Jaan Puhvel, kellega ta ka lõi sidemed, kes siis Ameerikast saatis ka aeg-ajalt raamatuid, aga nendest kahjuks suur osa ei jõudnud siia, vaid need saadeti postist juba suure raamatukogu erifondi. Tulla veel selline kord. Kahtlased Ameerika raamatud ei tohtinud inimeste kätte jõuda, need pandi varjule Tartu Ülikooli suurde raamatukogusse. Nii, et see riiul, mille ees ma nüüd seisan, see on siis üks riiul nendest päranditest. Aga ka budismialaseid raamatuid on annetatud ja üks väärtuslik riiulitäis on siis tulnud siin mõni aasta tagasi ka Ameerika maalt, kui meil olid head sidemed siin ja käis mitu korda õpetamas legendaarse Tiibeti 70-80 aastatel tegutsenud ja ilma kuulsaks saanud Chögyam Trungpa, suur budismi õpetaja, tema õpilane Bill Garelis, Leedu päritolu mees, kes käis siin ka õpetamas ja tema eesvõttel siis annetati ka mitu riiuli vahetäit, peamiselt selle sama Chögyam Trungpa raamatuid, aga ka muid uuemaid budismi alaseid raamatuid. Ja nüüd ma käin kiiru ümber laua ja kaamera jälgib mind ilmselt, väga nutikas kaamera ja jõuame siis võib-olla selle Orientalistika Keskuse raamatuaarete kõige olulisema riiuli juurde, mis on siis selles klaaskapis. Need ei paista väga raamatute moodi isegi välja, kes ei ole kursis ja ma mäletan üks kolleeg kunagi, kes ei olnud siin enne käinud, tuli sisse, siis ta ka vaatas kõigepealt ringi, et vau, kui palju ilusaid raamatuid, siis vaatas seda kappi, küsis, et mis see on, kas need on teepakid või? Teil on terve kapitäis tee, aga need ei ole teepakid, vaid see on siis traditsioonilises, ma ei tea, kas on õige öelda köites, aga traditsioonilisel kujul Tiibeti budistlik kaan tervikuna. Neid tuntakse siis nime all, tiibetikeelse nime all Kanjur ja Tanjur.
kangjur ja tengjur tegelikult, kui õige laasa häälduse järgi öelda, neid on kokku siis üle 300 köite ja need sai hangitud siia raamatukogusse tegelikult mitte väga ammu, näevad küll väga sellised arhailised välja, aga tegelikult need on välja trükist tulnud kusagil 12 või 13 aastat tagasi, sest et tiibetlased ka siiamaani hoidus oma traditsiooni, siis annavad pühakirja raamatuid välja mitte ainult, aga mõnikord ka sellises traditsioonilises kujul. Pecha köideteks nimetatakse neid ja käes on mul siis üks köide kangjurist tantra sektsioonis. Ja kes pole näinud, siis ma nüüd demonstreerin, et need ei ole teepakid, vaid siin sees on ikkagi raamat. Tiibetlased ei köitnud raamatuid nii, nagu meie seda praegu teeme, vaid köite asemel mähiti raamatud siis riide sisse. Kui taheti raamatut lugema hakata, siis võeti see köide. Köitel on tegelikult ka siis kataloogi kaart, kus on siis selle sektsiooni nimi, kuhu ta kuulub ja järjekorra number. Number on küll tähtedega kirjutatud ja lugema hakkamiseks siis hästi aupaklikult tuli see riide seest lahti keerata. Väärtuslikumates või kallimad köited olid mähitud siidriides, sest tal oli selline riidesse kataloogi kaart, väga ilus, nagu ma näitasin. Aga meil nii väärtuslik ei ole, meil on heasse tihkesse oranži puuvilla riidesse mähitud. Ja siit seest tuleb siis välja selline köide. Köidet ei ole, aga kaaned on, aga nüüd lugemisel peab olema ettevaatlik sellepärast, et siin kaante vahel on lehed lahtised. Nii et me hakkame lugema. Ma ei saa praegu, kui ma laua peale panen, siis kaamera ei näita. Natukene viltu, ma panen ta siia peale, nii ühesõnaga. Lugeja kaane peal on ilusasti pealkiri, eks ole. Pealkiri kuldsete tähtedega, kaane tõstame ära, paneme tagurpidi, siis on tiitellehte, kus on samuti pealkiri suurte tähtedega, loeme tiitellehe läbi ja siis keerame selle lahtise lehe ümber ja siit algab siis tekst. Ja siis me istume, loeme seda teksti, see leht sai läbi, võtame järgmise lehe, loeme siit teksti, siis keerame ümber. Tekst ongi trükitud niimoodi, et nagu ühel leheküljel on ühtepidi ja teisel leheküljel teistpidi. Et kui me keerame, siis tekst tuleb kohe õiget pidi ette. Ja nii me muudkui loeme üks lehekülje järel neid lahtiseid lehti. Et alati on nagu sellise mure või pool naljaga öeldud, et kui hakkad lugema, siis kindlasti tuleb aknad kinni panna, et tõmbetuult ei oleks ja lapsed ja koduloomad tuleb eemale hoida, et nad neid lehti laiali ei tassi. Nii, rahulik lugemistuba, siis loomulikult võib ka pooleli jätta ja pärast edasi lugeda. Aga kui saab loetud, siis on kõik lehed siin, me paneme selle tagumise või alumise kaane ilusti peale. Võtame selle köite. Siin on õnneks veel üks väike selline kumm ka, millega siis paneme ta ilusti sirgelt, et lehed kortsu ei läheks. Vanasti kumme ei olnud. Konkreetne on, mis suutrat või mis? See on üks mingi tantra tekst, aga ma tantra teksti ei tunne ja tiibeti keel on ka puudulik, ma ei oska täpselt. Tiibeti keeles on? Ikka tiibeti keeles. Tiibeti raamatud on ikka tiibeti keeles. Ja nii, siis pannakse siia ja siis pakitakse ta siia tagasi, aga kuna ma ei ole väga osav pakk ja ma kasutan neid väga harva, siis ma tõstan ta praegu kõrvale ja pakin hiljem, sest et muidu meil kuluks ülejäänud see kaamera sessioon selle pakendamise kohta, pakendamise peale ära. Nii, ja see kapp siis sisaldabki tervet seda tiibeti kaanat. Ma näitan, meil on üks köide siin ka ühest teisest väljaandest, mis on välja tänapäevasem, raamatu kujul välja antud. See on siis Avatansaka suutra
väga kuulsa Tansaka suutra üks köide. Noh, et raamatu köide on küll nagu tänapäevane, aga leheküljed on ikkagi täpselt samal moel kujundatud nagu need traditsioonilised pikad, kitsad leheküljed. Nii, et kas niimoodi antakse välja, aga meil on siis selline traditsiooniline väljaanne. Ja ühte asja, mis on juba selline, no ühtepidi traditsioonile viitav, aga teisest küljest ka sügavalt emotsionaalne on see, et siis selle Tiibeti kaanoni saamiseks tegi suuri jõupingutusi ikkagi kadunud Linnart Mell. Temal oli lausa selline idee fiks, et meil peab olema Tiibeti kaanon täiskuju. Ta käis tihti Indias oma elu viimastel aastatel ja siis puutus seal kokku Tiibeti pagulastega, kellel on siis vastav kirjastus, mis annab nii õpikuid kui pühakirjatekste välja ja siis sai tellitud. Ega see ei tule kuskilt massitiraažist, nad trükivad selle suure koguse ainult siis, kui tellitakse. Nii ja Mell tellis selle ära, selle valmimine võttis ka päris kaua aega ja suure kurbuse või sellise kahjutundega peab ütlema, et ega tema ise selle raamatukogu saabumist ja siia paigutamist ei näinudki. Tema lahkus meie seast enne, raamatut saadeti pakkidega kohale ja meie siis Teet Toomega neid siin sorteerisime ja panime ilusti paika ja kappi. Aga veel selle emotsiooni või sümboolse momendi selline punkt on see, et Linnart Mell ise nende raamatute saabumist, pühakirja saabumist ei näinud, aga Tiibeti kirjastused tuli juba arve. Ja see arve tuli 2010. aasta veebruari algul ja kui ma viimast korda käisin Linnart Melli külastamas, ma veel ei teadnud, et see oli Hüvastijätu külaskäik, siis oli mul see arve kaasas. Sest et ta ei liikunud haigena enam väga palju kodust väljas, aga ta oli vastutav ja siis kõik arvetega sai tema juures käia. Ja see oli viimane allkiri, mis ta oma ametialaselt andis, oli selle Tiibeti kaanoni arve, mis läks sinna tiibetlaste India kirjastusele. See oli reedene päev, ma mäletan, ta lahkus pühapäeva hommikul ja siis me olime kõik kurvad, aga asju tuli edasi ajada ja siis arvega raamatupidamisse jõudsin alles esmaspäeval. Küsisin, kas inimene vahepeal on meie seast lahkunud, aga raamatupidamise öeldi, et allkiri on antud siis, kui ta veel elas. Et kehtis küll. Selline, alati on väike tragikoomika või ka must huumor selle juures, mida Linnart Mell ise väga armastas läbi aegade. Ja teine aare, mida siis tahaks ka näidata, on siis sellest Tiibeti kapi kõrval. On teine kapp, kus on ka hulga kõiteid ühesuguseid raamatuid, mille selgade peal on siis hiinakeelsed kirjad ja see on siis täielik kogu hiinakeelset budistlikku kaanonit, mis on välja antud ka väga sellistes ilusates tänapäevastes kirevates köidetes, aga samuti siis sisu on trükitud sellise traditsioonilise Hiina trüki stiilis. Ja seda on siin kusagil üle 150 köite. Hiina kaanonit on antud välja ka korduvalt, nii nagu Tiibeti kaanonid on erinevaid editsioone ja see on küll täiesti uus väljaanne 2000. algusest. Ja seda siis andis välja Taiwanil asuv fond, Buddha Educational Foundation inglise keeles, kes siis andis välja seda ikka hulga komplekte ja saatis omal kulul maailma suurematele akadeemilistele raamatukogudele. Nii et ka meile tuli ükspäev kiri ülikooli suurest raamatukogust, et meile pakutakse kapitäit mingeid imelikke asju. Meil on niigi ruumi vähe, et kas ei tahaks endale. Me võtsime rõõmuga endale ja siin nad nüüd on.
nii, selle Buddha Education Foundationi peale juba jutt läks, ma tahan ühte asja veel näidata ka, millega paljud on tuttavad. Nimelt siis, kui ma ise Taiwanis olin natukene hiljem, siis ma tegin seal ka tutvust ja Buddha Educational Foundation on siis selline asutus, mis annab välja igas keeles tellimuse peale budistlikku kirjandust omal kulul ja ainuke tingimus on, et seda ei tohi müüa omal maal. Ja meie andsime siis välja Dhammapada raamatu ka seal, mis nüüd on enam-vähem juba ära jagatud kõik tasuta. Nii, ja siin on veel ühte kui teist, ühte seriaali tahaksin ka veel näidata. Siin on selline terve poolses riiulitäis ühesuguses rohelises köites India tähtedega kirjutatud pealkirjadega köiteid. Ja see on ka meile annetatud siis ühe väga nimeka India budismi uurija Lokesh Chandra poolt, kes siis peab Indias Delhis sellist erainstituuti, mis on International Institute of Indian Culture'ist. Ja see on siis Shata Pitaka seeria. Meil ei ole täielikku kogu, aga siin ka kuskil üsna mitukümmend köidet, mis siis antakse välja klassikaliste India tekstide, religioossete tekstide publikatsioon. See on siis ka selline väga väärtuslik osa meie kogust. Oleks ainult lugejaid. Nüüd teil võib tekib kohe küsimus, et kui palju on siis nendel Hiina ja Tiibeti budistlikel tekstidel lugejaid ja palju neid kasutatakse. Panen kohe kähku klaasi uksed kinni, et toon peale ei läheks ja ütlen kohe, et ega neid väga palju ei kasutata. See on see, et ega meil tiibeti ja budistliku hiina keele oskajaid kuigi palju ei ole, on üks asi. Ja teine asi on see, et ma ise küll aeg-ajalt hiina keelseid budistlikke tekste ikkagi on vaja kasutada, aga tegelikult siis praktilisuse huvides tuleb öelda, et mõlemad kaanonid on juba ammu digitaliseeritud ja töös kasutame digitaliseeritud vahendeid, aga sellegipoolest on väga uhke võtta kätte aeg-ajalt siis ka neid köiteid. Nii, küsimusi tuleb juba, meil on aega pole palju jäänud, et siis tuleb küsida. Urmas Asi on küsinud, kuidas sellise köite puhul kindlaid kirjakohti kuskilt keset köidet leitakse. Siin mõeldakse siis neid Tiibeti suutraid vist. Jah, ega see kerge ei ole. Ühesõnaga, sellise kirjanduse lugemine eeldab ikkagi seda, et sa tunned seda väga hästi. Loomulikult on ka neil lehekülgedel on omad lehekülje numbrid ja kõik on olemas. Aga kui sul on vaja kirja kohta, siis sa pead seda suutrat ikkagi nii hästi teadma. Sellist otsest nagu lehekülgedega sisukorda tal vist ei ole. Et on küll iga üksik köide on eraldi märgistatud ja köidet siit võikus, kui ta õigesse järjekorda pandud on nende tähemärkide järgi üsna kerge leida. Aga jah, et sa pead teadma. Loomulikult seal on pealkirjade struktuur on olemas, sa teadma, millises peatükis see on ja kui ei tea, siis pead läbi lugema ja leiad üles selle. Elektroonilises versioonis on muidugi võimalik siis kergesti otsida. Aga Märt, kas need on nüüd algusest peale enam-vähem niisama seisnud siin või on keegi lugemas käinud? Jällegi Teet Tooma oskaks öelda, aga ma kaldun arvama, et ega väga lugejaid ei ole olnud. Teinoorius vist luges. Eks ta ka vaatas neid rohkem, et on demonstreeritud. Ega ma julgen öelda, et kes Eestis üldse enam-vähem vabalt loeb budistlikku tiibetikeelset teksti on Kadri Raudsepp, meie seltsikaaslane, aga ma usun, et tema oskab ka neid elektroonilisest versioonist leida, ta ei ole siin lugemas käinud. Nii, aga äkki lähemegi siis küsimuste juurde või? Üks küsimus on, et kui palju see Tiibeti kaanon maksma läks? Ega ta nüüd nii megakallis ei olnud, see oli krooni ajal, mul on nagu meeles, et oli 30 000 millegiga krooni.
mis ta siis teeb? Noh, mingi paar tuhat eurot, eks ole, kui me 15 jagame. Ja, nii et eks ta ikka läks ka, aga mitte nii palju. Sel ajal oli meil veel grant ja grandidest asjad. Nii, aga veel küsimusi teistele ka. Kirjutage meile. Siin on palju kirjutatud, aga need on muud asjad. Inimesed jagavad oma muljeid. Võib-olla nii kaua, kui küsimusi tuleb, meil on üks aega veel, ma näitan paari teistsugust aaret ka, et meil läbi aegade on siia tulnud peale raamatutega mitmesuguseid selliseid ilusaid suveniire, mis siis on ka paigutatud siia ja sinna. Näiteks on Indiast pärit ilmselt selline ilus tantsiv Shiva, mis oli siis ühe selle raamatu pärandiga tuli kaasa, aga ma ise näitan siis ühte niisugust huvitavat, see peaks idee järgi olema ülipüha suveniir, aga noh, ta on natukene naljakas ka. Arvad, budistid on kõik kuulnud, et Sri Lanka saarel, mis on üks vanemaid budistlikke riike maailmas, on ajalooline Kandi linn ja Kandi linnas on kõige kuulsam Buda reliikvia tempel, see on Buda Amba tempel, ülipüha Buda Amba tempel, mida seda ammast näidatakse ka väga-väga harva publikule viimasel ajal, kuuldsalt üle mitme aasta jällegi suurte pühade ajal näidatakse, aga mul oli 2010. aastal õnnelik võimalus osaleda seal ühel suurel budistlikul foorumil ja siis kõik selle osalised sõidutati bussidega sinna Kandisse ja me saime seda Buda ammast näha. No, nii-öelda tseremooniliselt meenutas see küll sellist omal ajal Lenini mausoleumi juures käimist, et moodustati tohutute julgeolekumeetmetega see pikk saba, mitusada inimest ja me seisime seal mitu tundi ja siis selgus, et üks seismise põhjus oli see, et Sri Lanka president, kes oli selle konverentsiga avanud, tuli siis ka lõpuks sinna, käis seda ammast kummardamas oli kõige rohkem, aga lõpuks me käisime seda amba juurest läbi, siis igale osalisele anti sellises klaaskarbis suveniir kaasa. Suveniiri üks osa on siis selline õpetane stuupa, mis markeerib seda Kandi stuupat. Stuupa kõrval on sellise stiliseeritud lootusõie sees, väikese traadikese otsas, väike piklik ese ja see ongi selle Buda hamba mudel. Ja kui see meile kingiti, siis öeldi, et see suveniir on igal juhul sama püha kui Buda hammas ise, sest et tal on palved peale loetud ja selline asi on siis ka meil olemas. Ja ma näitan ühte teist suveniiri ka, mis ei ole nii püha, aga mis oma välimuse poolest on kahtlemata ka kuulus. Kõik teavad Hiinas Xi'ani linna lähedal olevat esimese keisri hauakambrid, kus on siis restaureeritud tuhandeid neid elusuursi terrakotast valmistatud sõdureid. Neid kaevatakse ikka siiamaani välja ja võt siis meieni on jõudnud ka ühe selle sõduri, mitte originaalkuju, aga mudel. On nii väike, et ma jaksin teda käes hoida. Ja see on siis ka selle kinkis tegelikult orientalistika keskusele üks Eestimaa mees, tuntud psühhiaater omaaegne Anti Liiv, kes selle ajal oli ka Riigikogu liige. Tema Riigikogu liikmed armastavad Hiinas käia väga palju, siis neil oli kingitud see ja tema siis oli lausa tõesti pidulik koosolek korraldati ja kinkis selle, nii et siin ta nüüd seisab ja valvab meil raamatuid ja kaasa arvatud ka seda Buda hammast. Nii. Aga võib-olla on veel küsimusi või on teistel siin viibijatel veel midagi lisada? Kasutaja küsib, mis on raamatukogu väärtuslikem teos? Väärtuslikem teos? Seda on, et ma ei oskagi seda praegu öelda, sest et rahalises väärtuses, selles mõttes väärtuslik, et mingid bibliograafilisi või bibliofiilseid haruldusi siin võib-olla väga palju ei olegi, aga väärtuslik selles mõttes, et mis on siis budismi pühakirja teosed, sama Tiibeti ja Hiina kaan on siin,
on väärtuslikud, kuigi, aga kindlasti on väga väärtuslikud. Ma toon siit siis ka lihtsalt mõne näite. Ka sanskriti keelne, siin on ka vist täiskollektsioon, mida Linnart Mell omal ajal siis ka, nagu ma enne rääkisin, koguma hakkas, mida oli väga raske hankida. Indias välja antud siis Buddhist sanskrit tekst, mis siis sisaldavad peamiselt sanskriti keelsete Mahajana suutrate ja muude tekstide publikatsioone. Neid on Indias ka uuesti välja antud ja siin peaks vist olema enam-vähem terve see seeria olemas. Ma arvan, et see on kindlasti üks väärtuslikumaid sisu poolest ja ka selle poolest, et neid ei ole kerge saada. Üldsegi mitte. Mida ma ise veel väga hindan on tegelikult täiesti uus väljaanne, kõik ei mahu kätte. See on nüüd Paali, budistliku Paali kaanoni uus tõlge, mille osaliselt on tõlkinud siis ise ja koordineerib seda kuulus siis Ameerika päritolu munk Bhikkhu Bodhi. Nii et need on väga head uued kommenteeritud tõlked, mida siis Bhikkhu Bodhi ka ise omal kulul või oli ka mingi fondi kokku ajanud, siis saatis kõikidele soovijatele üle maailma. Meil on neid isegi, kuna me olime juba ise oma grandi eest ka ostnud selle kollektsiooni, neid on rohkem kui 40 mahtus kätte, siis oli meil olemas ja Bhikkhu Bodhi saatis teise veel, nii et meil on neid 2 eksemplari täiesti, nii et keda huvitab siis Paali suutrate uusima tõlke lugemine, siis need on siin olemas. Aga saladuskatte all ma muidugi pean öelda, et ka need on enamik neist uutest tõlgetest on ka siis online. Siin on olnud üks naljaküsimus. No naljaküsimus ka, nalja mulle meeldib alati teha. 7 korda on kolitud. Millal uus kolimine tuleb? See ei sõltu meist, nagu me enne ütlesime, et kolimise initsiaatorid on olnud alati ülemused. Nii et kui ülemused jälle ütlevad, et peaks kolima hakkama, aga ma loodan, et seda mitte niipea ei tule. Eesti vanasõna ütleb, et kuidas oli mitu kolimist oli ühe tulekahju väärne, 2 kolimist või 3 kolimist või mingi vanasõna on selline olnud. Et päris nii hull ei ole, aga eks see kolimine on üks suur asi ja loodame, et tõepoolest ei pea kolima. 7 teatavasti on paljudes traditsioonides ka püha arv, et võib-olla 7 siis jääb vähe pikemaks ajaks. Ja Meiri Läänemets on kommenteerinud, et 7 ongi keskmine kolimiste arv elus. Jah, nii et kui me võrdleme inimese eaga, siis jah, Toretalistika kabineti keskus on üks ja sama, siis on umbes 65 aastat vana, ongi selline vanemasse keskikka jõudnud või pensioni ikka jõudnud inimese vanus, et 7 korda on kolitud, et võib-olla siis ja inimesega tõesti võrrelda, esimesed 26 aastat oli ta ühes kohas ja siis hakkas kolima, nii nagu täiskasvanud inimesedki liiguvad. Ja nüüd pensioni heaks on ta siis ilusti jõudnud oma parimasse kodusse ja vast siis jääb siia. Ja raamatukogud ja asutused õnneks erinevalt inimestest siis ei pruugi nagu lahkuda siit ilmast nii kiiresti. Nii, meie aeg hakkab otsa saama siin. Aha. Kui on küsimusi veel, kirjutage meile. Ja, võib-olla kellegi midagi öelda veel. Tarmo, sul tekkisid mõned head mõtted siin, kui me... Siin ei ole lihtsalt, kes ei ole näinud, võib ka Tiibeti ja. Nii. No, kus
sa pead häält tegema. sa pead häält tegema. nii, siin ta nüüd ongi. Ja ei meie näeme, aga kaamera ei näe. Kuidas ma saan kaamera ligi? Mine kaamera ligi. Kaamera tuleb sinu juurde hääle peale. Ahah, vaat niiviisi. Nii. Ja mis siin lipu peal? Päike ja Lumelõvi. lumelõvi. Lumelõvid, jah. Õigemini lumelõvi. Need on lõvid. Tiibetlased võtsid Indiast üle selle lõvi sümboli, aga nad natuke disainisid seda oma lumeloomade sarnaseks. Nii, kas salvestist kuskil pärast ka vaadata saab? Me paneme üles, eks ju? Jah, kogu see lugu on salvestatud ja ilmselt võib-olla mitte täna õhtul veel, aga lähipäevadel see salvestus kuulda üles läheb. Võiks minna EAO lehele ja kui võimalik, siis Facebookis. Orientalistika ringi leheküljel ja võib-olla siis seltsi leheküljel. Jah, nii et jälgige reklaami. Eks me seda orientalistika ringi Facebookis kindlasti anname teada ka ja jagame seda linki. Ja kui küsimusi ei ole, siis võtame kokku või? Võtame kokku. Nii, Liina, sina alustasid ja sina võtad kokku ka ja räägid, mis edasi on tulemas. Ma edasist kava praegu ei avalikusta, sest ajad on siuksed, nagu nad on, et võtame ühe kaupa. Aga ma arvan, et see, mis meil täna siin sai, on üks väga väärtuslik ajaloolise väärtusega salvestis nüüd. Ja ma tänan teid kuulamast ja tulge Orientalistika Keskuse raamatukokku kolmapäeval ja neljapäeval kell 14–16 on Teet Toome siin kohal. Tulge vaadake oma... Võib-olla homme ei ole, kuna ta on siis praegult haiguse hetkel tõttu kodus, aga järgmine nädal tulge raamatukokku. Ja kui mõnel teisel ajal on soov tulla, siis võib alati Teedule kirjutada, ma arvan. Jah, ma arvan. No nii, küsimusi rohkem ei ole. On kommenteerinud lumelõvi Tiibeti maagiline loom nagu Bhutani draakon. Tänan erakordselt põnev oli, ütleb Tõnis Viidu ja meie täname ka. Aitäh kõikidele. Taegas on soonum. Olge terved. Püsige terve.